Hei, suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. No tšau, Deli. Mul on nii hea meel sind näha täna hoopis teistmoodi kontekstis, kui me tavaliselt sinuga kohtume. Et aitäh, et sa tulla said. Aitäh kutsumast, mul on samamoodi väga suur rõõm ja väga suur elevus. Me oleme sinuga, Maksim, mõtleme, ma arvan, me oleme tunde rääkinud, voissinud naiselikkuse, seksuaalsuse, polaarsuse ja kõige selle teemal. Ja üks teema, mis mul kohe esimesena pähe kargas, mida ma mõtlesin, et me võiksime siin jagada, on ka närvisüsteem ja just see osa, et mõnikord ma olen ise kogenud ja väga palju kõrvad näinud, et kui tekib kõrvale turvaline kaaslane ja ongi väga ilus ruum turvaliseks suhteks, siis kui närvisüsteem ei ole sellega harjunud ja varasemad kogemused või lapsepõlvest on jäänud selline võitle-põgene ikka natukene sisse, et siis ma ise olen ühes suhtes hakanud ka kerima aega, kui kõik on liiga hästi, siis märkad, et tegelikult alateadlikud hakkad otsima, et oleks midagi, mis ei ole võib-olla siis nii hästi, mis tegelikult on tekitatud ja saad aru, et närvisüsteemil on kuidagi keeruline täiesti ära lõdvestuda ja seksuaalsuse koha pealt, no tänaseks ma võin öelda, et lõdvestumine on naisele kõige olulisem ja kogu selle asja võti, et kuidas sinu kogemused on selles osas? Ja hästi sarnased selles mõttes, et minu saaga on ju nende suhetega on olnud see, et eks ma olen otsinudki või nii-öelda, kuniks ma ei olnud teatud mingeid asju endas ära tervendanud, siis ma tõmbasingi hästi palju selliseid suhteid ligi, kus siis mu närvisüsteem pidigi olema pidevalt teises kas siis ellujäämises või siis lihtsalt selles võitle-põgene režiimis on ju. Ja kui ma siis ühe korra nüüd lõpuks sain kogeda, või saan kogeda siis suhed, kus on päriselt turvaline olla, siis ongi see nii-öelda sellelt kiirustavalt rongilt mahatulek on täiesti protsess. See on nagu võõrutusravi, ütleme, kui me mõtleme mingisugusest sõltuvusest lahti saamine või mahatulek on ju, siis mulle tundub, et sellest ärevuse tsüklist mahatulek turvalises suhtes olles on samamoodi nagu võõrutus, et närvisüsteem peab lihtsalt ümber harjuma, et päriselt on turvaline, et see ei ole trikk, kuskilt ei tule järsku mingisugust, ma ei tea, lilled ei muutu järsku mingiks kaikaks on ju, ja et mul on päriselt turvaline. Ja mulle tundub, et siin sõnadel on teatud osa, aga mulle tundub, et sõnadest ei piisa, et seal on nii palju suur osa on ikkagi ajal, et me peame aja jooksul närvisüsteemi ümber kirjutama, mitte lihtsalt, et ma ei tea, kaaslane nüüd ütleb, et sul on nüüd turvaline või et ma ütlen iseendale, et mul on nüüd turvaline, vaid et see on oluline osa, aga see on umbes 20%, ma arvan, kogu valemist, et 80% on see, et närvisüsteem ikka ja jälle tahab neid uusi turvalisi kogemusi selleks, et päriselt usaldada, et nüüd on lõpuks päriselt turvaline. Ja ma arvan, et ega ma ei tea, kas ma olen lõpuni, kuna mul on nii värske suhe, et siis kindlasti ma ei ole lõpuni veel jõudnud sinna, et ma nüüd 100% usaldan ja 100% olen lõdvestunud. Ja samal ajal mulle tundub, et see võib tekitada ka suhtesse tegelikult uusi pingeid, sellepärast, et kui oleneb vastaspoole ja tegelikult enda teadlikkusest samamoodi, et see võib tekitada pinnapealselt ju selliseid kohti, kus vastaspool ütleb, et et ma olen sulle juba, ma ei tea, kuude pikkuselt muudkui korrutanud, et on turvaline, ma olen näidanud sulle, et on turvaline ja sa oled kogenud nagu korduvalt ju turvalist ruumi. Miks sul on endiselt ärevus üleval või miks sul endiselt vahepeal süsteem reageerib.
ja enda suunas see kriitika meil võib samamoodi tulla, on ju. Et see tohutu kannatlikkus ja tohutu enesearmastus minu meelest, mis meil peame enda suunas hoidma, eelkõige enda suunas ja siis ongi partneri teadlikkuse kaudu siis ka tema poolt seda pidevat ruumi hoidmist, et see sügav ebaturvalisus saaks päriselt ära hoitud ja tervendatud, et siis saaks täiesti uus kiht avaneda. See on natuke nagu trenniga, et kui sa lähed 1 või 2 korda trenni, siis ju kohe olümpiale ei lähe, et see on nagu pikk protsess. Just, jaa. Ja mina ise olen märganud ka seda, et ma ei teadnudki seda, aga kui mulle hakkas tulema selline kuidagi selline juhatus, et sulanduda partneriga üheks, läbi seksuaalenergia sulanduda üheks, et kaotada ära see selline tugev individualistlikkus ja iseseisvus ja need piirid ja see mina ja see eraldatus, siis ma arvasin, et ma täiega hästi oskan seksida ja et ma täiega nagu hea nagu kogu selles asjas ja et justkui nagu tean neid asju. Ja siis, kui tekkis see koht, et ootad, aga nagu järgmisel tasemel veel täiesti ära sulanduda, mitte see, et ma peaksin enda ära kaotama, aga just selles seksuaalühtes olles, et minna sinna täieliku koos olemisse. Siis ma märkasin, et see oli täiega protsess mulle, sest see eeldas oluliselt ja hoopis teisel tasemel usaldust. Et kui ma kaotan enda ära, ühendab, et see nagu protsess, et kui ma nagu sulandun kellegagi üheks, siis ma ju kaotan enda ära. Ja kui ma enda selle telje justkui ära kaotan selleks seksuaalsuse momendiks või perioodiks, on ju, siis ma pean ju teist täielikult usaldama. Jah. Ja siis see oli ka minu jaoks nagu järgmine siuke uks, millest ma pidin siis julgema sisse minna, on ju. Ja no see on see üheks sulamine ja alistumine, on ju. Jah. Ja see on kindlasti väljakutsu. Ja seal on veel teine osa, mida ma olen märganud, et seksuaalsus nii palju muutub, et võib-olla see, mida me oleme harjunud või selline minul vähemalt, minu kogemuses, et kui enne on olnud mingi algus, mingi eesmärk justkui on mingi orgasm või kuhugi jõudmine, siis tegelikult, kui sa sulandud ja lased selle seksuaalsuse vabasse voolu, siis sealt tulevad täiesti uued kihid, et seal on, see muutub täielikult, vähemalt minu elus on täielikult muutunud. Ja siis kogu selle suurem, et kui meil ükskõik tegelikult, mis valdkonnas meil tekib suur avanemine või avardumine, siis närvisüsteem automaatselt reageerib. Sellepärast, et meie ajus on selline funktsioon nagu PKM, mis sisuliselt on justkui suur alarmsüsteem, mis vastutab selle eest, et justkui, ma ei tea, kui me inimestena ütleme nii, et me oleme suur laev, mis liigub teatud suunas ja mille koordinaadid on ära lukustunud enam-vähem, ütleme minimaalsete kõikumistega, on ju. Ja siis me liigume teatud suunas. Ja nüüd, kui me hakkame seda suunda muutma, kui me muudame seda natukene, siis see alarmsüsteem hakkab jälgima, aga ta ei lähe veel tööle. Aga nüüd, kui tulevad suured muutused, niimoodi, et see kurss muutub märgatavalt, siis automaatselt meie see PKM-süsteem aktiveerub ja hakkab alarmi andma, ehk siis meie närvisüsteem aktiveerub ja ta ütleb põhimõtteliselt ühte, kurss muutus ja ellu jäämine ei ole garanteeritud enam. Ja absoluutselt ainukesi, mida see PKM-süsteem teha tahab, on meid tagasi saada sellele vanale kursile, sest et seal oli ellujäämine ju nagu garanteeritud, me oleme elus. Ja siis ta üritab seda teha kõik võimalike meetoditega, küll igasugused sundmõtted, küll mineviku igasugused haavad ja valud tulevad ülesse, siis tulevad ülesse tuleviku ärevad potentsiaalsed stsenaariumid ja siis tulevad mingisugused sabotöörid üles, on ju, siis me hakkame nägema igasugust asju, siis meie kehas võib tekkida tunne, et tekib ärevus, tekib süda läheb pahaks, tekib mingisugune plokk, ei taha, et mind puudutatakse, tekib mingi ma ei tea, peavalu, kõhulahtisus, mis iganes, on ju. Kõik selleks, et me liiguks tagasi selle vana suuna juurde, sest seal on justkui näiliselt ju turvaline, on ju. Ja nüüd ongi see, et kuidas me suudame selle PKM protsessi ära taluda
ära suunata ja juhtida. Ja siin on väga suur oluline osa teadlikkusel. Et kui me oleme teadlikud sellest, et okei, nii, mul tuli mingi suur asi ülesse, ma hakkan tegema mingeid muutusi või ma olen mingi uue muutuse keskel ja siis kõik need ärevused, mis tulevad, et ma ei usu neid, ma ei lähe nendega automaatselt kaasa, ma ei samastu nendega ja ma ei tekita nende pealt uut nii-öelda illusoorseid lugusid peale, et mu kehasse tekkis ärevus selle inimesega seoses, võib-olla ma ei peaks seda tegema, on ju. Jah, seal tasub tšekata, vahepeal on see tõsi, on ju, aga kui tegelikult see baas on turvalisus ja siis see ärevus tekib mingisugust nii-öelda uut ust avades, siis tõenäoliselt on tegemist lihtsalt närvisüsteemi ärevusega, mis käib kaasas suurte muutustega. Ja siis ongi see emotsionaalne intelligentsuse osa, et kas ma oskan sõnastada, mis mul sees toimub, kas ma oskan vaatleja positsioonile jääda, kas mul on tööriistad enda mõtete rahustamiseks ja enda keha rahustamiseks, sest need on 2 erinevat protsessi. Ühe jaoks on hea näiteks päeviku kirjutamine, kus ma kirjutan oma mõtted välja, teise jaoks on hea näiteks raputamine, väristamine, sügavad hingamised. Ehk siis meil on nii-öelda erinevad süsteemid, mis kõik vajavad erinevaid lähenemisi, on ju. Ja kui me siis teatud ajani suudame seda süsteemi ära hoida, et me ei vaju tagasi, vaid me hoiame ära, jah, mul on ärevus, jah, on ebamugav ja eriti hea, kui on selline turvaline ruum, et seda saab jagada ka kaaslasega, on ju. Ja öeldagi, et issand, ma kogen sellist võitleja põgener, ma tahaks lihtsalt ära põgeneda, ma tahaks lihtsalt kinni panna, ma tahaks kõik ära canceldada, on ju, tahaks lihtsalt joosta vastassuunas. Ja siis selle haavatavuse ja läheduse tood suhtesse. Hästi ilus. Ja siis, kui teine pool lihtsalt hoiab ära, et ma kuulen ja ma näen ja sa oled et ma kuulen, on ju, või et sul on endiselt turvaline minuga. Ja lähme ainult nii kaugele, kuni sa saad. Ja see tähendab võib-olla seda, et ma ei tea, 3 minutit saad vaadata silma ja rohkem ei suuda, sest närvisüsteem läheb nii errorisse selle juba sealt tekkinud läheduse osas. Ja mitte see, et oleks ebaturvaline, vaid lihtsalt närvisüsteem pole harjunud, et päriselt keegi näeb mind. Mul on päriselt turvaline olla mina koos kõikide oma ebaturvalisuse, oma ebatäiuslikkuste, oma nõrkuste, oma võib-olla mingite friikide fantaasiate ja kõige sellega, on ju. Ja siis, kui me selle teatud aja ära hoiame enda närvisüsteemi ja hoides uut kurssi jätkuvalt, siis see PKM-süsteem saab aru, et okei, punkt 1, me ei anna alla, me ei loobu kohe, on ju. Punkt 2, ei saabu katastroof, ei saabu surm ja punkt 3, ühel hetkel ta hakkab siis usaldama seda ja mõtleb, okei, hästi, lähme siis seal uues kursis edasi, on ju. Ja siis närvisüsteem rahuneb ja siis me saame edasi minna siis rahulikumana. Ja see on hästi ilus nagu sõnum ka, mida on just, et see aeg ja turvaline ruum vastastikku, see nõuab teadlikkust, et ma olen nii tänulik, et meil on tekkinud väga palju selliseid paare ja ka selliseid hoidvaid mehi ja samamoodi naisi, ka meestel samamoodi tekivad, see ei ole ainult, et natuke mulle tundub, et mingi periood oli hästi leidnud, et mehed hoidke nüüd naistele ruumi, et naised nüüd kõik tunnevad ja teevad, aga ma olen märganud, see on vastupidi täpselt samamoodi ja niikaua kui ainult üks hoiab, ei teki seda tegelikult seda nagu sügavat ühendust, turvalisust, lähedust, intiimsust, et minul naisena on ka nii ilus, kui minu kaaslane nutab teinekord või näitab oma haavatavust, et ta on ju täpselt samamoodi inimene, et muidugi kodust väljas on ta kuningas, võitleja ja kõik see, aga et kuskil ruumis on olla nii ilus, nagu päriselt sa räägid, mida sa päriselt tunned, me oleme kõik inimesed, et me tunneme ühtmoodi. Ja siin selle teadlikkuse juurde ma tahtsin veel lisada seda, et üks asi on see, et on oluline hoida seda teadlikkust, aga mulle tundub, et teadlikkus sünnib kommunikatsioonist. Ja. Et ma võin ju teadlik olla, aga kui mul informatsiooni pole, mis mu kaaslasega toimub, või mul pole ühendus sellega, mis mu endaga toimub, või ma ei ole valmis jagama seda, mis minuga toimub, siis ei saa tekkida, siis mulle tundub, et see teadlikkus on nagu pool sellest valemist ainult. Et ma võin ju teadlik olla, aga kui ma ei saa aru midagi, siis sealt võivad uued errorid tekkida. Nõus. Ehk et see päriselt avatud kommunikatsioon ja isegi sellel tasandil kommunikatsioon, et midagi toimub ja ma ei saa aru, et ma veel ei saa aru.
sageli mulle tundub, et me tahame et me ootame selle kommunikeerimisega, kuniks kõik on välja mõeldud või kuniks ma saan täpselt aru, mis minuga toimub ja mis mu sees on ja kõik on läbi analüüsitud ja kõik see. Aga et tuua ruumi lihtsalt juba see kommunikatsioon, et midagi toimub. Ja see on hästi ilus, et siis hakkabki see pisikesest muutusest, et järgmine hetk on juba nii suur võib-olla see asi on ju, et või mõnel hetkel, kui inimene ei ole, erinevat tüüpi inimesi on, mõned on need, kes suruvad emotsioone alla, mõned on need, kellel neid voolab üle, on ju. Ja mitte üldistada, aga tihti naistel on need nagu rohkem voolavad ja meestel on niimoodi, nagu imagoteraapias öeldakse, et on tiigrid ja kilpkonnad, aga et kui see kilpkonna tüüpi, siis see vaiksem inimene ütleb, et kuule midagi, ma tunnen, et midagi on teistmoodi, see võib olla juba hästi ilus uks, kust minna. Muidu kui see läheb mööda, siis on üks variant, et kas kaobki ja läheb jälle alla või siis ühel hetkel on niimoodi plahvatav. Et see on jah. Aga kui me võtame nüüd nagu polaarsus, minu üks lemmikuid teemasi on ju, et kuidas sulle tundub, et tänapäeval ja praeguses sinu enda suhtes, et milline on see selline ilus naise-mehe tasakaal? Ma ei tahaks öelda ülesanded, et see ei ole õige sõna siin, aga just see, jah, ma ütleks, et kuidagi see mäng, see energiamäng, et mis on nagu rohkem võib-olla nagu naisele omase, mis on mehele omase, mis tekitab minule kui naisele turvalise tunde. Me saame täna rääkida siin rohkem naiste eest, et kindlasti kutsun mõne mehe rääkima meeste poole pealt, aga üks asi, mis me just hiljuti rääkisime, ma kuulsin seda kuskilt Instagramist ja siis me just värskelt rääkisime sellest üle, et kui me räägime naismeeste tegevustest või valdkondadest, on ju, et siis arutasime, et võib-olla peaks ka tegema nii, et jagama suhtes ära mingid valdkonnad, et see idee on selles, et ühes kategoorias saab olla üks juht ja et siis jagada ära, et kes mingid kategooriad siis juhib. Et näiteks mina juhin, ma ei tea, kodu ja toitumise ja tervisega seotud kategooriaid ja siis tema juhib näiteks ongi finantsidega seotud, reisimisega seotud ja mingisuguste, ma ei tea, mingite, ma ei tea, seiklustega seotud kategooriaid. Et siis ongi see, et meil on, et need kategooriad, milles mina olen see CEO, on ju see juht, et siis seal on minu, mitte see, et ma olen ainuvalitseja seal, aga et see lõppsõna jääb mulle, et mina teen mingeid eeltöösid, mina ütlen, et vot seda kohvi me tarbime, aga neid teisi me ei võta, on ju, et seda kohvi me joome näiteks. Ja siis ei ole seda õigust vaidlemist, on ju, või et vastupidi ka, et kui on mingi valdkond, mida me oleme kokku leppinud, tema juhib, siis lõppsõna on seal temal. Jah, see austus, et nii on. Jah, just. Aga selle polaarsusega veel, kui sügavamale minna, siis ma pean ütlema sellist asja. Ma olen teinud oma elu jooksul väga palju erinevaid ja igasuguseid lõbusaid suhteid ja vahel natuke nutuseid suhteid, aga ma arvan, et ma ei ole mitte kunagi olnud nii suures polaarsuses ja nii suures ma olen olnud väga suurtes polaarsustes, aga ma ei ole olnud nii suures naiselikkuses, ma olen olnud seal väga tugevalt meesenergia poole peal polaarselt, on ju, aga see energia kättesaadavus, see pehmus ja lõdvestus ja turvalisus, mis praegult on, mida ma kogen, et see polaarsus on täiesti midagi uut minu jaoks. Ja ma pean ütlema, et see on, ma mõtlengi, et kindlasti aktiveerib mingisuguseid feministe nüüd, on ju, ja hullud mingid loob igasuguseid, aga igaüks siis loogu ise, mis tahab, on ju. Mina räägin oma kogemusest. Et minu kogemuses on see, et kui mees on päriselt kuningas, siis ma saan, see on esimene kord, kui ma tunnen, ma saan päriselt kuninganna olla. Ja see omakorda tähendab seda, et need väiksed žestid, on ju, et ma ei puudu uksi, sest uksed tehakse kogu aeg lahti ja ma ei maksa, sest et mees maksab ise, see ei tähenda seda, et ma ei saaks maksta või et vahepeal ma ei võiks maksta või et ma ootan ja eeldan, et ta maksab. Ma on absoluutselt iga, ma ei tea, kohvi topsi eest, mis tema maksab nagu endiselt nii siiralt tänulik, sest ma ei eelda seda. Aga see loob selle koha, et esiteks ma näen kogu aeg, ma olen hoitud, ta
hoiab ruumi, ka seda finantsilist ruumi, aga ka seda füüsilist turvaruumi ja ma saan seal sees esimest korda oma elus kogeda seda, mis tähendab päriselt turvalist alistumist, turvalist lõdvestumist ja turvalist naiselikkust. Ja ma märkan seda, et kui mees hoiab ruumi nii füüsiliselt, kui ka finantsiliselt, kui ka emotsionaalselt, et ta ei laperda, vaid ta on päriselt see küps mees, milline tohutu imetlus tekib minul tema vastu. No, nagu on tekkinud ja sellest tohutust imetlusest, kui palju naiselikke väärtusi ma saan pakkuda oma mehele. Nõus. Ja ma ei ole seda kordagi varem kogenud. Võib-olla nagu hetketi, aga mitte standardina. Ja sellest kohast kogetav see naiselikkus ja see, et ma tahangi, ma ei ole mingi koduperenaise tüüp, et ma tahaks mingit süüa teha ja asju, ja. Ja võt nüüd ma tahan, ja nüüd ma ei ütle ka seda, et ma nüüd elu lõpuni tahaks iga õhtusööki teha, ja. Aga nii palju kergem on valida seda, et ma tahangi teha seda hommikusööki või ma tahangi teha seda lõunasööki või õhtusööki või ma tahangi valida ise selle restorani välja, kuhu me lähme sööma, sest ma tean, et tal on nii tohutult palju vaja otsustada näiteks oma selle päevasel ajal impeeriumi juhtimisel, et lihtsam asi, mis ma teha saan, on panna selga ilus kleidikene näiteks või ennast nii-öelda tunda ilusana ja naiselikuna ja öeldagi, et ma tahaks täna näiteks sinna sööma minna või et täna õhtusöök saab täna valmis sel kell, on ju. Ja pakkuda seda nagu naiseliku armastuse ruumi, kus ma saan nii puhtalt imetleda seda meest ja siis ma kogen seda tänulikkust ja seda veel suuremat hoidmise ruumi vastu, et tema tunneb nii tänulikkust, ma ei tea, selle sooja õhtusöögi eest ja siis tema tahab mulle omakorda midagi veel pakkuda, et kuule, lähme nüüd teeme seda või lähme lendame sinna või lähme vaatame, naudime seda näitust või lähme teeme seda 3.–4. asja, on ju. Et see on nagu nii ilusti, nagu yin ja yang, nagu ennast vastastikku nii tugevalt toitev süsteem, on ju. Ja see on nagu me sinuga rääkisime ka ükspäev, see on nagu 2 kuningriigi ühendamine, aga ta on väga erinevad. Et minu kaaslane on öelnud, et ta nii hindab või talle meeldib see tunne, et ma mitte ei vaja teda. Mul ei ole vaja, täpselt see, mul ei ole vaja, et keegi mulle midagi ostaks või teeks. Aga kui ma valin ja luban ja seal tekib hästi ilus mäng, et see ei ole enam üldse vajaduspõhine, vaid valikupõhine. Ja siis ma arvan, et täpselt on see, et see üks loob turvaruumi ja teine loob sinna ruumi siis seda värvi, armastust, sügavust, mahlakust, et ma küll ütlen, et naised ja mehed üksinda on ikka elu väga-väga palju igavam, mitte et ma ei ütle, et kõik peavad olema suhtes, aga just see üldse elus, see ei pea olema ka paarisuhe, see võib olla ka vaba inimesena, sa mängid seda polaarsuste mängu ja see on, meil on mingi põhjusega siin mehed ja naised loodud. Ja seda polaarsuste mängu, ütleme, kui ma olin ju paar aastat vallaline, et seda mängu ma sain mängida ka oma heade turvaliste meessõpradega. Mitte seda seksuaalsuse mängu, aga just seda ikkagi seda polaarsuse mängu, et ja vahepeal ma ütlesingi oma mõnele sõbrale, ongi nagu hea lähedane sõber, et ma ütlesin, et mul on vaja teidile minna, et ole hea, palun vii mind välja sööma, lähme sööme väljas. Ja siis ma sain mängida seda mängu, et ma panen ennast riidesse ja siis me oleme seal söömas ja siis ta maksab ja võib-olla toob mulle isegi lillekese, on ju, seal 0 seksuaalsust, aga ma sain seda kogeda natukenegi seda nagu naiselikkust ja pehmust ja hoitust, on ju, sest nii-öelda, mulle tundub, et see Eesti ühiskond või muidugi, mis ühiskond üldse toetaks seda üksikvanemlust, üksinda hakkama saamist, kõik asjad on vaja üksinda ära teha, on ju, alates prügi väljaviimisest, koeratoidu ostmisest, arvete maksmisest, ma ei tea, lapsele unejutu lugemisest, on ju, ja siis veel kõik muu, mis sinna vahele jääb. Et lihtsalt sellest korraks välja saada, et mulle tundubki, et see naismees energiate polaarsus on nii tore ja vajalik kogeda, ongi ka lihtsalt sõpradega. Et seal ei pea kogu aeg seda seksuaalsust või seda partnerlust või paari suhte energiat juures olema. Et vahepeal mul ka ühe sõbraga samamoodi, et mina toon seda mängulisust ja tema toob mulle mingi turvalist meesenergiat, kus ma saan
kas siis lihtsalt jagada oma mõtteid või vahepeal öelda, et palun lihtsalt, kas ma lihtsalt hoia mind kaisus näiteks on ju, või hoia mult ümbert kinni või oleme pikemas kallistuses näiteks korraks on ju. Et see, ma arvan ka, et elu on nii palju toredam, kui meil on neid erinevaid energiaid ja ei pea üldse olema kõik seksualiseeritud nii-öelda. Absoluutselt, muidugi. Ja ma natuke märkan meie ühiskonnas, et kui vanasti öeldi, et lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla, siis täna on tihti juhtubki nii, et üksikvanematena meil on päris palju ju lahku läinud suhteid. Ma ise täpselt samamoodi olin ju 2-3 aastat üksinda oma lapsega ja siis mu laps nii ilusti vahepeal peegeldas mulle, pisikesed on hästi ausad, et kuule emme, sa oled nagu emme ja issi korraga. Ja ütles, et on küll niimoodi, et seesama, et see energia ei ole tegelikult enam siis päris see, mis see potentsiaalil või kus ma täna ütlen, et ma samamoodi vastutan, teen, et ega ei ole nüüd nii, et ma istun lihtsalt ja olen kaunis, on ju, absoluutselt mitte. Aga see energia või see tunne seal taga on hoopis teine, see loomine on hoopis teine, et see on tohutu, minu arust on äge kingitus, meil on siin mehed, naised ja meil on erinevad sellised väärtused. Ja ma ise märkan, et võt see nõuab teadlikkust, et sellest meesenergiast ka maha tulla. Et ongi, et ma automaatselt haaran selle auto või restorani ukse järgi ise ja siis olla teadlik, et ma ei tee seda, sest ma solvan oma kaaslast sellega, sest tema on see, kes neid tahab teha ja kui mina seal oma tugeva Eesti iseseisvusega peale kogu aeg hüppan, siis ma võtan ju talt võimaluse mind hoida. Jah. Aga see on midagi, mida tema tahab suhtesse tuua, on ju. Et seda nagu maha tulla sellest kohast, et ma ei pea kõiki vestlusi juhtima, ma ei pea kõiki otsuseid ise tegema, ma ei pea kõiki uksi ise avama, ma ei pea kõiki arveid maksma, ma ei pea kõiki lahendusi ise välja mõtlema. Et lubada olla endal naine, sest väga tihti on see, et mulle vähemalt tundub, natuke oli mul endal see kogemus ka, et ongi kogu aeg räägime seda, et et mehed peavad olema mehelikud ja naised naiselikud ja ma tahaks endale siukest meest, siis me manifesteerime endale siukest meest ja bla, bla, bla. Aga et kas ma üldse luban siis sellel mehel olla mehelik? Või ma ikkagi nagu, et jah, see mehelik mees võib mu elus ju olla, aga et kui ma ikkagi tahan nagu ka tema kohta ära hõivata, siis see tants ei käi, on ju. Ja ma tean omast kogemusest, et auto ukse avamine, tegelikult hästi ilus žest. Ja täpselt nii, et see ei olnud niimoodi, et üks päev hakkasime tema auto ust avama ja et mul oli mugav. Mul oli ikka esimesed, ma arvan, 2 nädalat oli iga kord tekkis selline kord, ma saan ise ka ukse lahti vaata. Ja täna ma ei tule selle peale, see on nii loomulik osa, ma olen nii tänulik sellest jätkuvalt, ma ei oota, et see juhtuks nagu ise, ma iga kord lähen, mul süda nii soojaks, issand, kui armas, aitäh, et see uks nagu saab lahti. Ja üks päev olin ühes parklas, nägime, üks mees nägi, et minu kaaslane tegi mulle ukse lahti, ilmselt ta märkas seda tänulikkust, seda mängu ja ta tegi oma naisele hakkas ust lahti tegema ja see naine ütles talle, ma saan ise ka oma uksed lahti. Ma tean, ma olin seal. Et meil on seda tugevate naiste sellist, ja see on arusaadav, et kust me tuleme, et meie vanaemad ei olnud, väga ei oldki varianti, et sa pididki kündma oma põldu, lapsi hoidma, mehed olid sõjas ära surnud kõik. Ja et see on jah, selline meie generatsiooni. Mulle tundubki, et see on tegelikult hästi sügav ärevus ja väga tugev haavatavuse koht, mis aktiveerub nendel hetkedel, kui me anname ära enda iseseisvuse. Sest et ongi nagu sa ka mainisid, on ju seda põlvkondade asja, kui me siin Eestis oleme, me vaatame, et meil ei ole olnud neid mehi põlvkondade viisi. Meist allpool põlvkond olid Soomes, Soome töötajad on ju, siis sealt allpool, siis nad olid et neil nagu põlved on ju, küll nad on Soomes olnud, küll nad on lihtsalt seal poe taga joonud, siis nad on ära küüditatud, siis nad on olnud sõjas, siis nad on olnud tehastes tööl on ju või et nad on kogu aeg ära olnud ja naised, me oleme juba generatsioonide viisi pidanud kogu aeg olema tugevad, sellepärast et meestel ei saanud lõpuni loota, sest me ei teadnud kunagi, millal nad ära küüditatakse, millal nad sõtta peavad minema, millal nad jooma kukuvad ja millal nad sinna, ma ei tea, Soome lähevad, on ju. Et me ei saanud olla neile lõpuni kindlad ja siis me pidime hoidma nii tugevat, nagu ongi põlvkondade pidi
viisi hoidma seda tugevust ja nüüd mulle tundub, et iga kord, kui me laseme sellest iseseisvusest lahti, et see mees meile selle ukse saaks ära lahti tehtud või iga kord, kui mees maksab või iga kord, kui mees juhib ja me laseme sellest iseseisvuse kohast lahti, siis aktiveerime tegelikult kogu selle põlvkondade ärevuse. Absoluutselt. Aga mis siis, kui et kogu aeg tekib see mikroärevuse moment, mis ütleb, et aga tegelikult see ei ole turvaline usaldada meest. Ise on kõik turvaline teha, sest siis, ma ei tea, mind ei küüditata ära, on ju. Ja mul tuleb üks osa ka veel hästi põnev konstellatsiooni sellisest maastikust, aga meil on ka sisse ilmselt kirjutatud, et tegelikult ju esimesena küüditati ära mahalasti alfamehed. Et need olid ju ohtlikud, sellised nagu päriselt mehelikud mehed, kes päriselt omasid varasid, kellel oli, no kes olid oma meesenergias, need olid esimesed ja alles jäid siis need, kes olid kas leplikumad, võib-olla vähem silmapaistvamad ja sealjuures võib-olla üldse pealekaebajad, et noh, kõik see, mis ei ole tegelikult puhas ilus ja väekas mehelikkus, see sai. Ja siis oli 60 aastat sellist, oleme kõik on võrdsed ja noh, tugevad naised kuskil lippudega küntsid kolhoosis tegid ja olidki kuidagi, et hinnas olid täiesti muud väärtused ja meie siin täna Eestis päris palju tervendame seda, et kui rääkida inimestega, kes ei ole Eestist, kes on olnud kauem Eestist ära, et see ei ole, noh, võib-olla meie pisikeses ruumis jääb selline mulje, et igal pool on nii, no tegelikult ei ole. Et see on väga ja mul on nii ilus ja hea meel näha, et järjest enam tekib meile ka selliseid paare, kes hakkavad uuesti julgema mängida päriselt sellist ilusat polaarset mängu. Jah, ja just eelkõige astuda sinna kuninganna rollidesse, on ju. Et mitte, et neid polaarsusi ei saaks mängida ka nii-öelda madalamate või teiste rollidega, on ju. Aga see võimas, mulle tundub, et meis paljudes on need kuninga ja kuninganna koodid olemas, aga me ei julge neid avada, sellepärast, et pole seda teist poolt või pole seda usaldust, et teine pool kannab selle välja. Ja mulle tundub ka, et mida rohkem on selliseid teadlikke podcast'e, teadlikke paare, teadlikke kas või parklas näiteid, siis me just nagu ongi äratame vaikselt üles neid ilusaid paare, kes võiksid kogeda seda polaarsust ja seda sellist tervislikku turvalist suhet, on ju. Ja no mulle tundub, et siin, kui nüüd seksuaalsuse juurde korra veel tulla, et selles mängus on nii palju võib-olla lihtsam ka neid näha, sest see on täpselt see hetk, kus sa oled oma partneri ees ju päriselt alasti. Ja seal on nii palju selliseid ilusaid võimalusi ja kohti, kus seda mängu hakata mängima ja minu arust kehad on targad, et mina usun sellesse, et meie kehad teavad tegelikult, kui me võtame selle mõistuse maha ja sellel hetkel, noh, muidugi seal tuleb üles omajagu ka neid blokke, aga seal minul vähemalt on seal lihtsam näha ära, kus ma ei ole oma kehaga kontaktis, kust ma räägin endale mingit lugu, kust kaob ära, aga niimoodi voolama, et see on ka, no minu arust on meeletult ilus kingitus on ja see on jälle midagi, mis on juba, ma arvan, 1000 aastaid olnud siin ristiusu suure hurraa käiguga, et ma ütlen see taustal, et Kristus ja kõik see on hästi ilus, mulle väga meeldib Magdalena ja Jeesuse kõik see lugu, mis see päriselt taga on, aga ütleme, religioon on teinud siin ka väga sellist omamoodi tööd. Ja mul oli üks viimaseid avastusi mul seksuaalsusega oligi see, et näiteks ka orgasmi ajal ma ei olnudki varem tähele pannud, et minu automaatne, mis ma teen, on see, et ma lähen nii-öelda kosmosesse. Aga siis ma sain aru, et ootad, aga ma lähen ju kehast ära. Ja siis ma nüüd olen hakanud seda ümber häkkima, et mis siis, kui mu esimene mõte või suund ei ole kehast ära, vaid on hoopis, et okei, oota, kuidas ma saan selle kehaga veel rohkem ühendust saada ka sellel kosmilisel hetkel, on ju. Et see oli siuke, mis ma ka elad ja õpid, on ju, või seksid ja õpid. Et ma polnudki varem seda niimoodi
tähele pannud, et kuhu ma lähen oma tähelepanuga, et muidu ongi hästi kontaktis kehaga ja siis kõrghetkel lähed ära. Mingi ootad, aga kui ma lähen ära, siis kaob ühendus ka ära. Ja mitte ainult ühendus minul enda kehaga, vaid mul ju ka partneriga. Absoluutselt. Et ka mingit siukest asja lahti nüüd äkkida, et oota, kuidas see nagu nüüd teistmoodi võiks käia, on ju. Mitte, et see oleks otseselt halb, et see kosmosesse minek on, aga et see ei oleks ainuvariant, vaid mul oleks vabadus valida, kas ma jään kehasse või ma lähen ära. Ja sinna juurde on veel nagu ju, kui edasi minna sammuka on ju taotlused, et mida sa taotled selle energiaga. Seda saab täpselt samamoodi ju taodelda, et kas see loob midagi, muudab kehas midagi. Et ma olen küll märganud, et see mäng see läheb nii põnevaks ja eriti, kui seal on veel see kommunikatsioon ja vastastikune ühistaatlus ja selline võib-olla kõige lihtsam keeles on visualiseerimine, et sa oled nagu põhimõtteliselt, kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia, on ju, et kuidas keegi, kus mina olen hästi visuaalse nagu, ütleme nii, et ma kogen elu hästi visuaalselt või läbi visualiseerimise, on ju, mõni võib-olla kogeb teistmoodi, et ma saan jälle enda eest rääkida, aga see, kui sa vastastikku kuidagi mängid selle energiaga niimoodi, see ja keha tasandil, see on hästi-hästi võimas ja selline tervendav vägi on seal peidus. Jah, täiega. Ja siis see julgus teha seda mängu. Mulle tundub ka, et meil on seksuaalsusega nii palju tabusid, et ei tohiks ja peab ikka olema häbelikum ja kuidagi ei tohi nii vaba olla ja ennast ikka kindlasti ei tohiks nautida näiteks kuidagi, on ju, ja kõik, et ongi, et lubada ka ennast vastu võtta ja teha kõike seda, mida ühiskond on öelnud, et ei tohi teha või ei ole ilus teha. Või et viisaka naine nii ei tee ja tublid tüdrukud ei ole, et see on, mulle meeldis see võrdlus ka, et mehed on nagu tikud, lähevad kiiresti ja naine on nagu suur veepott, mis nagu soojeneb nagu pikema ajaga üles, et siin on jälle, et see teadlikkuse pool, et see partner ka siis mõistab seda kiiruse ja aegluse vahet ja oskab seal ka laveerida siis. Ja võt siin on ka see, mis ma on ju sulle tegin ka ju sõnum, või nagu häälsõnumis jagasime seda või arutasime seda kohta ka, et ma olen märganud tegelikult läbi elu olen märganud seda kohta, et mingil hetkel on seksuaalenergia kuidagi puhas ja ilus. Ja siis ma olen märganud, et mingitel hetkedel, näiteks seksuaalakti keskel, siis nagu nii väike muutus energiasageduses ja siis see puhas nautimise energia läheb kohe ümber saamiseks. Et mulle tundub, et seal tantras räägitakse, et ei tohi minna üle selle nagu no return point on ju, aga mulle tundub, et see tegelikult on oluliselt allpool, on see, kus see energia võib väga kergesti ja kiiresti muutuda, kui me ei hoia seda teadlikkust. Ehk et mulle tundub, et see on justkui siuke tunne, et miski võtab üle. Või et kui muidu on alguses hästi siuke nagu naudid ja jagad ja oled hästi teisele pühendunud ja kuidagi siuke, see seksuaalne energia on kuidagi puhas ja püha, siis selline mingi uduloor tuleb peale sinna või mingisugune tõrvatilk visatakse enne sisse, mis hakkab justkui seda meepotti tuhmistama ja tuleb mingi, ma ei oska öelda, ma olen seda nagu varasemalt ka mitmetel kordadel nii-öelda oma elus varem kogenud, on ju, ja nüüd ma just oli nii-öelda kuidagi nagu mõtisklesin selle üle pikemalt, et isegi kui olla teadlik, siis ikkagi võib tulla see, et mingisugune absoluutselt, see energia läheb ikkagi selliseks, et ma nagu tahan saada, on ju. Kuidas sinul sellega on? Ja ma olen nõus, et mingis osas ma jään selle peale, me oleme inimesed, me oleme jumalikud olendid inimkehas ja siin on täpselt 50-50, et mingi osa meil on alati see selline ihapõhine, selline loomne. Ja siuke primal on siuke toore ihade põhine just. Ja et nagu, et see osa ka endas vastu võtta, et tegelikult on see ka täiesti okei, aga seal hästi ilus on, kui seal jääb see teadlikkus, ma tean, et see on nii, ma ei pane sellele hinnagu, ma armastan ka seda poolt endas, mis mängib aeg-ajalt selliseid muid mänge. Aga üldiselt ma olen nõus ja liigun täna aina enam sinna poole, kus see
akt ja seksuaalsus on ikkagi püha, et ma valin rohkem seda jumalikku poolt, et ja siin tuleb hästi palju, jah, see, mis me oleme sinuga ka rääkinud, et kui näiteks kas või kui palju on siis tegelikult näiteks okei, nii-öelda okei jutumärkides seksida, kui palju keegi seda soovib, mis koha pealt see tahab, et ma olen mitte ise kogenud, aga kõrvalt paari lähedase inimese pealt näinud, et kus seal on olnud küll meespooled, need vajavad võib-olla mitu korda päevas, soov on hästi suur ja inimesed on olnud koos 15, ma saan aru, et see on esimene aasta, noh ikka, no see on, ma ei tea, võiks 5 korda päevas, ma arvan, kõik nautida üksteise kehasid, on ju. Aga et kui sa oled olnud, ma ei tea, 15-20 aastat koos ja sa oled ikka iga päev, et siis mulle tundub, et seal jääb mingi osa täitvusest saamata, et see seksuaalsus täidab mingit muud rolli kui seda, milleks ta võib-olla siis täna, ma võin järgmine aasta muud juttu rääkida, aga mida ma täna tunnen, et no kui püha või kui tõstev, milline energia laadimine seal tuleb saada oma keha täita. Et kui see jääb teadlikult tegemata, siis ebateadlikult võib põhimõtteliselt ju, no see on natuke loom, no siis tuleb see mingi loomne nagu osa jääb kandvaks, et ma olen nõus, et seal võib mõni kähkukatel on jumala äge osa ja samas järgmine kord on 3 tundi naudid või terve päeva võtad selle jaoks ja mõni päev ongi, ma ei tea, 15-20 minutit, on ju. Aga et kui see on aastaid ja kogu aeg jääb üks osa nagu kandma, siis on võib-olla koht, kus vaadata, et ja tihti nendes tekib siis, ma ei taha jälle kuidagi üldistada, aga naistes võib-olla on rohkem seda äratundmist, et kuule, mis energia siin praegu ruumis on ja võib-olla ongi siis meie naiste siis nii-öelda, kohustus on paha sõna, aga meie võimalus peegeldada, et kuule, ma tunnen, see on sama, mida me Tiidu ja Kerniga rääkisime, et kuule, ma tunnen, see ei tööta enam. See ei anna mulle mitte midagi ja tegelikult ei anna see kummale, kui ühele juba ei anna, tegelikult ei anna ju kummalegi. Et siin on aus kommunikatsioon ja me õpime. Mina küll ütlen täna, et ma olen sellistes avastamata vetes selles valdkonnas ja vaatadki, et see töötab, see ei tööta, see tekitab head tunde, see ei tekita head tunnet, see täidab mind, see teeb tühjaks. Ja siis on sellistel hetkedel minu meelest ongi need proovikivid, et kui suur turvalisus suhtes on, et kas on seda ruumi, näiteks, et kui naine tunnebki, et okei, et ma tajun, et energia muutus, ja see ei ole, ma ei tea, kas siis turvaline enam või see ei ole puhas enam, või kõigepealt ongi, et kõigepealt ei ole puhas ja siis see enam ei ole turvaline, on ju. Et kas on seda turvaruumi, seda välja öelda, kas on seda turvaruumi kohe sel samal hetkel öelda, panna stoppi ja öelda ja jagada, et kas seda on turvaline teha või sellest tekib uus probleem, sellest tekib solvumine, sellest tekib mingi tüli, karistus või kas või mingi vaikimise näol, on ju. Või kas on vaja oodata seda siis, ma ei tea, räägid 3 päeva pärast, et vot nüüd üleeile, kui tegime, siis tundsin nii, on ju. Et kas on see ruum suhtes, kas vot seal on see, et kas on seda teadlikkust nii palju, et ma julgen seda kommunikeerida? No mina olen täna läinud seda teed, et ma räägin kohe kõik välja. Ja ma olen esimesed aastad kaaslasega oli natuke rohkem seda, ma märkasin seda ehmatust, et issand, kas nagu nii otse või samamoodi tulevad oma valud üles, aga kui sellel hetkel olla ikkagi südames ja rääkida seda läbi enda südamekogemuse. Et seal ei ole väga suurt vahet, ma olen täheldanud öeldakse, et räägi läbi mina sõnumit, et ja kui ma ütlen, et ma tundsin praegu sinuga koos olles seda, siis kui teisel poolel on oma valu, ta ikkagi kuuleb, et nii, mina olin halb, ma olin ebapiisav, ma tegin midagi valesti. Et seal ei olegi väga vahet sest et sõnum tuleb ikka natuke seda, et kuule, midagi on nüüd halvasti. Aga kui see teadlikkus kasvab, see julgus jääb ja armastus on ruumis, siis ma arvan, mina armastan aeg-ajalt konflikte, mitte selliseid nagu ebaterveid konflikte, aga seda kohta ma näen, et siin on jälle mingi ruum, et teha see väike pööre kuhugile puhtamasse suunda. Ja mulle tundub, et see võtmesõna ka siin kohal on see, et kui on see moment, ütleme seksuaalakti keskel tunned, okei, nii, energiamuutus enam ei toimi, ei tööta, ma ei taha, et ongi, et kui ma nüüd valiksin jätkata, siis see läheb tegelikult ju enda vägistamiseks või nagu vägivallaks enda vastu, mis ei too suhtesse lähedust, vaid see kaugendab tegelikult ju meid. Ja nüüd, et see, kuidas ma seda seal
sellel haavataval ja intiimsel momendil välja ütlen, mulle tundub ka, et see on taaskord kutse naisele endale, kui me räägime, et naine tunneb seda, on ju, et naisele endale, kuidas valida ka sellisel hetkel naiselikkus või siis ka nii-öelda südamesse jäämine ka sellel hetkel, kui justkui tekib variant, et me justkui peame hakkama ennast nagu kaitsma natukene, et peame ja et ongi, et kas ma saan tuua sellist kohta ruumi, et ma ei läheks kaitsesse, vaid ma saaks olla ainult armastuses, on ju. Et mis ka nagu läheb hästi peeneks see mäng ja hästi ilusaks, et kuidas sellest naisenergiast mitte nüüd nagu meesenergiasse hüpata, et jõu, mis toimub, on ju. No mitte, et ma ei kujutagi ette, et sina ja mina niimoodi teeks, on ju, aga et lihtsalt, et võtta nagu lahti see natuke nagu rohkem, et mis nüansid sellistel hetkedel toimuvad, on ju. Ja see on see koht, kus on haavatavus on täielik. Sa tead, et kui sa sellel hetkel ütled, meesenergia on hästi tugev energia, mina tahan, et mees on selline, ta on looja ja hävitaja koos. Ja kui sa sellel hetkel ei ole turvalises suhtes ja seda ütled, siis võibki saada sealt laviini vastu ja sa lähed veel rohkem lukku. Aga kui õnneks ei ole mul seda kogemust hetkel seostes absoluutselt mitte ja üldse elus on mul, ma olen oma kaaslastele väga, nagu elukaaslastele väga-väga tänulik olnud, et mul on hästi ilusad kaaslased, hästi head inimesed on olnud. Et sellel hetkel on minu jaoks on olnud kõige keerulisem ongi seda tunnistada, ja et ma ei ole siis enam see hea tüdruk, et ma nüüd kuidagi teen selle ära, sest ma tean, mis kaaslane ootab, aga ma ütlen, mis mina tegelikult tahan. Ja lõppkokkuvõttes siit tekib minu arust väga-väga palju rohkem sügavat intiimsust, lähedust ja võib-olla alati, mis mul jooksis praegu mõte ära. Siis mul oli mingi mõte läks täitsa ära. Et ühesõnaga et alati on ausus on kõige ilusam. Et alati tegelikult sellel hetkel, kui räägid ausalt ja sama, mis me oleme siin täna juba nii palju korraldanud, see kommunikatsioon. Mul terapeut, ma ei tea, 10 aastat tagasi ütles sihukese mõtte või viskas õhku sellise küsimuse, et kellele sa truu oled? Ja see on mind hästi tugevalt kandnud kõikvõimalikes momentides ja ka sellises hetkes, kus ma pean valima, et kellele ma truu olen, sest me saame olla ühele inimesele või ühele inimesele, saame olla ühele asjale truud korraga. Nagu öeldakse, et me ei saa teenida 2 jumalat korraga. Ja siis on öelnud üks siuke väljend on ka, et ükskõik kui suur su tagumik on, 2 hobuse seljas sa korraga ratsutada ei saa. Ehk siis me saame olla truud ühele ja siis ongi see sama moment, on ju, et kui ma tunnen naisena, et sa energia on muutunud ja see ei kanna enam, see ei ole puhas ja siis on see otsustuse koht, kas ma olen truu endale ja oma kehale ja toon selle armastavalt välja, panen stopi või nii-öelda pausile korraks, et timmime, tuleme korraks ühenduse tagasi, toome selle puhtuse siia ruumi tagasi, olles sellega truu endale, oma kehale, on ju, oma hingele isegi, või kui ma lasen need üle ja olen truu, ma ei tea isegi, kas siis sellele mehele või ma olen truu mingisugusele kontseptsioonile või egregorile ja ongi kontseptsioonile, et naised peavad nii käituma või siis tuleb see või ka laiemalt on ju, ühiskond näeb ette, et ma ei tea, suhted on sellised ja mees käitub nii, naine käitub naa, on ju. Et siis ma hülgan ennast. Ja siinkohal tuleb jälle see närvisüsteem mängu, et kui me elus ka muudes valdkondades, mida rohkem me valime ja oleme truud kellelegi teisele, siis me hülgame sellel samal hetkel ennast. Ja kui me hülgame ennast, siis me anname kogu aeg oma närvisüsteemile ju seda impulssi ärevuseks. Sest kui me hülgame ennast, siis me jätame enda hooleta ja siis on meie närvisüsteem kogu aeg rohkem ärevuses, et kas ellujäämine on tagatud, kas turvalisus on tagatud, kas meil on okei, kas me säilime. Just. Et see nii-öelda, kellele ma truu olen. Ja kui sa oled naisena valinud endale kaaslase ja elad südamärksi, lõpuks oled läbi selle ju truu sellele kooslusele, sellele suhtele. Et iseennast kuulates me jääme, vähemalt mina tunnen, et kui ma olen valinud olla suhtes
ja ma olen truu sellele suhteruumile, siis ainult läbi enda ma saangi ju väljendada, mida ma tunnen. Ja siinkohal võib-olla ka karm üleskutse natukene naistele vaadata enda suhteid ikkagi korraks veel üle, et kas ma hülgan ennast tegelikult või ma päriselt valin ennast ka selles suhtes olles. Et mulle tundub, et kui me oleme lõksu jäänud või kinni jäänud suhetesse, siis me tegelikult valime selle mingi mugavuse, valime ühiskondliku rolli, positsiooni, standardid, vanemate heaolu, raha ja hülgame ennast. Aga sellel on väga kõrge hind, on ju. Absoluutselt, no sellel on rahu ja armastuse hind, on ju. Ja tervis ja eluiga ja kõik. Ja siit tuleb hästi palju neid mänge ka, vaat ma ei tea, kuidas on, ma olen kõrvad vahepeal vaadet siin Eesti elu või räägid mõne terapeudiga, et selline tunne jääb, et no kõik elavad mitut elu paralleelselt, ja siis põhimõtteliselt mulle tundub, et sa ei ela ju tegelikult ühtegi elu. Et sa lihtsalt mängid mingeid mänge, et kellel on armukesed, kellel on mingid, ma ei tea, mingid muud hobid, huvid, mis üldse ei ole võib-olla maailma kõige tervemad, kui hinnang panna, on ju. Et mul ka üks sõbranna just jagas, kes ka mitte terapeudina, aga igal juhul ta töötas ühe paariga koos ja ta nägi neid, töötas töötas ükshaaval nendega, on ju, samaaegselt, aga eraldi. Ja siis ta ütles, et mõlemad räägivad, nii naine kui mees räägivad, issand, kus tahaks üksinda et see nad on õnnelik suhe suures pildis, aga et mõlemal olid üksinda olemised tass täiesti tühi. Ja mõlemad rääkisid talle samat juttu, issand, kus tahaks vahepeal üksinda olla, aga ma ei julge seda teisele öelda, sest et ta äkki solvub või teine tahab kindlasti asju koos teha. Ja mõlemad rääkisid täpselt sama juttu. Ja siis, ja see ongi jälle kus see kommunikatsioon on ju. Või kus see ausus on ja turvalisus ja et kui mul ei ole sellisel tasemel ausust, mida meil siis on või mis siis veel kõik selle vahuga kaetud on. Ja kui meil on suhtes nii paljud valdkonnad alates aususest vahused, et mis see päris suhe siis on või mis meil siis tegelikult on või kui palju selles seda tõde ja ehedust on. Ja minu kogemuses on see, et tegelikult kui sa räägid lõpuks ausalt ära, täpselt nii nagu on, siis võib-olla väikeste mööndustega, aga mina olen jõudnud tänases suhtes alati sinna, et kuule, me tahame tegelikult sama asja. Lihtsalt alguses üks on arvanud, et sa tahad eeldamine, nagu teadagi, et ma arvan, et sa tahad seda, mulle tundub, varem on nii olnud, teised naised või teised mehed tahavad seda. Aga kui ausalt ära rääkida, siis tuleb välja, et kuule, me tahame tegelikult täpselt sama asja, võib-olla natukeste väikese sellise erinevusega, aga see konflikti hirm on inimestel nii suur, et elatakse tegelikult vales, et ma olen alati, et pigem on ju siis ka juba see õudne lõpp kui lõputu õudus, et sa kogu aeg elad selle kuidagi teistmoodi ja see on 2 varianti, mõlemad on minu arust ilusad variandid. Kas sa jõuad sinna, et kuule, me tegelikult tahame sama asja või me leiame võimaluse, kuidas mõlemad saavad, mida nemad soovivad. Või tulebki välja, et me oleme ka täiesti erinevates maailmades elame ja laseme siis palun, mine jah, et milleks leia sa see tee, mis sulle meeldib. Kui sa, vaata, alustasime ka seda närvisüsteemiga või oleme seda siin puudutanud, et ongi nagu see pidevalt, kui kõndida väljal, kus sa ei tea, kus see miin on ju, see on väga stressirohke, et siis ei ole seda ühendust ja ei ole seda, ja kusjuures ma praegu just mõtlen seda, et mulle tundub, et kuna minul on minu mehega palju erinevusi tausta mõttes, kultuuri mõttes, rahvuse mõttes, et meil on palju erinevusi, ongi niisugused nagu suures pildis, et inimestel me oleme hästi sarnased, aga kasvukeskkonnad ja kõik need on hästi erinevad, siis märkan ka seda, et nii suur uudishimu on teise inimese vastu. Võib-olla ma lihtsalt armunud, on ju, aga ma olen varem ka armunud olnud, et ma ei ole siis sellist asja kogenud, aga ma arvan, et praegu tänu sellele kultuurilisele tausta erinevusele on rohkem seda kommunikatsiooni kohta, mis võib-olla
miks ma siia selle välja toon, on see väärtus, mida ma näen, olla uudishimulik teise inimese maailma suhtes. Et ongi, et mitte eeldada kohe, mitte hakata kohe analüüsima või silte panema ja mitte ka reageerima, vaid ongi, et kui tekib mingi asi, siis mingi, et oota, räägi, mis sa mõtlesid sellega või et kuidas teil seal on või kas see on midagi, mis on nii-öelda süsteemis sul tuleb või nii-öelda sinu kasvatusest või noh, et võib-olla mingi kultuuriline asi ja hästi palju ka keeleline asi, on ju, sest noh, mul on inglisekeelne mees ja eile oli kusjuures meil selline olukord, kus mina ütlesin talle, et ma lähen viin oma asjad, et ma lähen müün oma asju. I'll go sell my stuff. Ja mina mõtlesin, et ma valmistusin oma asju viima kirbukale nagu müüki viimiseks. Et ma seletasin talle seal, vuristasin ette, et I'll go sell my stuff. Ja siis tema tegi mingi nalja vihjates kuidagi seksuaalsusele et ära ikka nagu kõike päris müü, on ju, et mingid osad võiks ikka mulle jääda, on ju. Ja minu esimene reaktsioon oli, et issand, miks sa nagu veidi solvav, et nagu ma ei saanud üldse aru, miks kust see mingisugune seksuaalsuse teema siia sisse tuli. Ja siis esimene reaktsioon oli korraks solvumine, aga siis ma oot, vaatame. Ja siis küsisingi, et kus see seos praegult oli. Ja siis ta ütleski, et USAs on see, et prostituudid kasutavad väljendid, et nemad nagu sellivad oma staffi. Ja kui seda ei tead, et kohe omad järeldused. Ja siis tema tegi nagu nalja, vaata, et ära päris prostituudis küll hakka, et jäta ikka minule nagu need osad, on ju. Ja minul ei olnud seda teadmist, et selline väljendus, et I'll go sell my stuff tähendab midagi sellist, on ju. Ja et ongi, et kui me ei oleks seda kommunikeerinud, siis mina võiksingi sisse jätta endale selle kerge solvumise, et issand, mis ta nagu arvab, et ma olen nagu mingi prostituut või keegi, on ju. Ma ei tea, kas tema sai aru, mida ma mõtlesin, sest mina olin talle juba lobisen seda kirbuka teemat. Aga et nii ilus selline koht, et kus korraks tekib mingi selline, et oota, mis siin toimub ja selle asemel, et reageerida, nagu jaga lähemalt, mis sa mõtled sellega, et kui lihtsalt seda kohta hoida aktiivsena, ka siis, kui ei ole kultuuriline või rahvuslik erinevus, on ju, et see uudishimu teise maailma suhtes ja tahtmine teada saada, kuidas teine inimene näeb ja mõtleb ja mis tema maailmas toimub. Ja siin on veel see ka, et tegelikult me ju muutume kogu aeg. Et see ei hakka mitte kunagi igav, sellepärast mina olen hästi optimistlik ja positiivne, et ei saa olla, et ühel hetkel sa tead kõike ja on igav. Me muutume kogu aeg, maailm muutub kogu aeg. Mina tunnen, et ma olen viimase, ma ei tea, 10 aastaga täiesti teine inimene, kui ma olin seal 30ndate alguses ja praegu. Ja kui keegi eeldab või mõni inimene pole minuga võib-olla vahepeal 5 aastat, 6 aastat suhelnud, siis võib tekkida selline koht, et kui sa lähtud sellest, et ta on samasugune, siis võib-olla märkagi neid samu kohti. Aga kui vaadata avatult, siis need on nagu hästi ilusad kasvukohad ja ma arvan, et meil jääb ühest eluajast väheks, et ühte inimest päriselt tundma õppida ja ennekõike iseennast. Et mul on enda kaaslasega ka alati see soov, et tahaks näha päris ennast. Ja see päris ise võib alati olla natuke teistsugune, et aasta aega tagasi oli see, kuskil südames on muidugi puhas mina, aga me mängime siin seda inimese mängu ja ma olen hästi seda meelt, et me ei saa siit päris seda osa ära jätta, et õljume kogu aeg kuskil kosmoses ja mina arvan seda, et meie siin inimestena, inimese kehas olles mõtleme, et tahaks seda hingeosa, on ju, ja kõik tahame kõik olla selle hinge ja vaimuga, nagu justkui tahame justkui kehast ära, aga nii kui me oleme seal kehast ära, ainuke koht, kuhu me tahame, on tagasi kehasse. Sest kõik see mahlakus, elusus, need lähedused ja ühendused ja see, et sa saad puudutada teise inimese nahka ja tunda teise inimese hingeõhku enda põsel või oma kehal ja nagu puudutada ja kogeda mingeid tundeid ja maitsta neid maitseid ja asjad, see on nii fantastiline väärtus teha seda elu inimesena. Ja loomulikult see tundub lõks, kui meil ei ole ühendust meie vaimu ja hingetasandiga. Aga see on täpselt samasugune lõks, kui me oleksime seal vaimu ja hingetasandil ja meil ei ole ühendust meie hingega. Siis me oleme kehaga, siis me oleme mõlemad lõksus. Ehk siis, et
et väljapääs on sissepääs. Ehk siis, et me peame sissepoolt saama selle ühenduse oma kõikide tasanditega ja siis on minu meelest nii paljud kõik need tasandid rohkem nauditavamad. Nii ilus lõpp. Ma nagu armastan seda seletust, et ma olen alati seda meelt, et luua see harmoonia nii vaimsuse, maisuse vahel, meeste, naiste vahel, materiaalsuse kõigega, et see, ma arvan, on see, selle elu kogemise võlu seisnebki selles, et meil on siin see loomne pool, nii nimetame loomseks, see vaimne pool ja selle vahel see mõnus mäng, et ei jää kummalegi poole liiga kauaks lõksu, siis kogu aeg hüppad, nagu voolad seal vahel. Inimene on ju ainukene olend, kellel on üldse võimalus seda polaarsust sellisel viisil kogeda, ongi see loomalik ja jumalik, loomalik ja jumalik. Ja siis mõlemaid neid ja leida seal see tasakaal ja vaadata, et kes ma täna olla tahan. Kas ma tahan olla, ongi kes ja kus ja mis levelil seal on ju. Ja siis erinevate inimestega, erinevates situatsioonides teha neid mänge koos, on ju. Vahepeal sõbrannadega võet, ma ei tea, miniseelikud ja lähte linna peale hullama ja teisel hetkel ongi siit kimonod ja suur jumalannalikkus, on ju. Et ei pea ka olema ainult seal voodis mehega, on ju, vaid et tegelikult seda polaarsust kogeda kõikides vormides. Lapsega mürada batuudikeskuses ja siis samal ajal olla siuke mingi jumalik ürgema, kes teda vahepeal, ma ei tea, eeterlikõlidega ravitseb, on ju. Et samamoodi ka emaduses proovida neid erinevaid polaarsusi kogeda. Just, ja naisena samamoodi. Lood ettevõtet, mõnusad materiaalset väärtust ja samas oled ühenduses kõrgema poolega ja lood oma mehele armastuse ruumi iseendale, mu lastele, kõigile siia maailma. Milline fantastiline kingitus on olla inimene, on ju? Ja naine. Ja naine, seda veel enam. Üks on inimene on tore olla, aga vaat olla naine. Ja aitäh sulle, nii tore, et sa tulid. Ja tõesti oli tore vestlus. Nii äge. Aitäh. Aitäh.